Vesimaik. Ei. Ta on sinu vasakul. See oli peaaegu nädal pärast tema surma, kui ta hakkas teda vastama. Stand here, V formation. Hajuji Layali. 2025 aasta juulis otsivad Georgia õiguskaitseorganid ja USA sõjavägi kehtiva vahistamismääruse alusel 23-aastast Rainer Joynerit. Joyner oli armeesõdur, kes teenis Fort Benningis, Georgias. 2025 aasta suvel deserteerusid Joyner ja tema toakaaslane, 22-aastane David DeGroot, oma sõjaväekohustustest ning põgenesid umbes 1400 miili läände Joyneri perekonna kinnistule Towse maakonnas New Mexicos. Kuid esmalt sõitsid omavoliliselt lahkunud sõdurid põhja poole Virginiasse, et võtta peale oma sõber ja endine kaaslane Matthew McLaughlin. 3 mehest on Joyneril ja DeGrootil lähedasem side. Me oleme teineteist sõjaväes juba pikka aega tundnud. Meie mõlema isad surid, nii et see ühendas meid. Tal ei ole enam ühtegi õdel endal. Nii et ta peab mind oma nooremaks vennats. Erinevalt oma kaaslastest oli McLaughlin sõjaväest auväärselt vabastatud, kuid pärast teenistust võikles ta narkosõltuvusega. Ta arvas, et kodulinnast lahkumine ja koos sõpradega lääne poole uue elu arustamine võiks olla just see tõuge, mida ta vajab, et puhtaks saada. Ta ütles sõna-sõnat. See on uus algus, mees. Mul on Virginias kõrini. Mul on kõrini oma perekonnast. Aga Matthew McLaughlini uus algus ei pruugi kunagi teoks saada, sest juuli lõpuks kaob ta ära. McLaughlini perekond ja sõbrad kodus teadsid, et ta lahkus New Mexicost ja läks juulis lühikeseks ajaks Coloradosse, et ajada midagi veteranide administratsiooniga. Aga kui ta oli tagasi New Mexicosse jõudnud, lakkasid nad temast kuulmast. 31 juulil esitab tema perekond kadunud isiku kohta avalduse. McLaughlini ema rendib auto ja sõidab Virginiast New Mexicosse lootuses oma poega leida, kuid jääb tühjade kätega. Ta ütleb politseinikele, et McLaughlin peaks olema koos oma endiste sõjaväekaaslaste Rainer Joyneri ja David DeGrootiga. Nüüd, kui desertöörid on seotud kadunud isiku juhtumiga, on politseinikud kahekordselt motiveeritud neid üles leidma. Kui 17. augustil Joynerite Tris Piedrase perekonna kinnistul läbi viidud otsing ei too kaasa mingeid jälgi Matthew McLaughlinist ega meestest, kellega teda viimati nähti, võtavad Tallase maakonna korrakaitsjad ja USA sõjavägi asja enda kätte. Sheriffi büroo, läbiotsimisluba, avage uks! Läbiotsimisluba! See on Sheriffi büroo! Avage uks, läbiotsimisluba! Surmabaas vasakul! See on kitsas, see on kitsas, see on kitsas! Surma nägu paremal! Ma liigun edasi! Myers ja Kane, tehke vasak pool puhtaks! Selge! Teine meeskond, kontrollige kõik üle! Maja sees leiavad detektiivid armee poolt väljastatud spordikoti ja musta kasti, milles on AR-i salved ja laskemoon. Milline tee, kas vasak tee või parem tee? Su silmad! Kas sa oled kindel? Alpha Moss. Detektiivid valmistuvad võimaluseks, et Rainer Joyner ja David DeGroot võivad olla relvastatud.
You run that play. Texas. Nad väljuvad sõidukist aeglaselt, käed üleval, kõnnivad nad sõjaväe snaiprite ja Taose maakonna korrakaitsjate poole. Sõjaväest desertseerimise vahistamismäärusega, mis on kuritegu, pannakse mõlemale mehele käerauad. Kui päike loojub, valmistuvad politseinikud viima Joinerit ja DeGroote jaoskonda ülekuulamiseks. Pimen, mida nad teada tahavad, on see, kus on Matthew McLaughlin ja miks ta ei olnud koos nendega veoautos. See paber. Kasutades neid pastatuid, Joe, kui sa tahad, tahan ma, et sa kirjutaksid mulle kirjaliku seletuse, sinu enda seletuse, kus sa kirjeldad. Kõike, mis on juhtumiga seotud algusest lõpuni, kuni praeguse hetkeni või siis praeguse hetkeni, nii üksikasjalikud kui vähegi suudad. Detektiivid on šokeeritud jõhkratest tõdedest, mille Joiner paberile kirja paneb. Alates 25. juulist umbes kell 18.00, 19.00 õhtul. Mina, Jordan Raynor, astusin Mattiga vastamisi kõige parempoolsemal teel, mis viis majani umbes 600 meetri kaugusel. Kui ma Matti vastu astusin, küsisin temalt, miks ta minu kohta huulujutte levitab. Ja miks ta toob majja võõraid inimesi nii narkootikume? Tema, Matt, ütles, et ma ei käi seal piisavalt tihti. Nii et see oli põhimõtteliselt tema koht. Sünges meene seisundis tulistasin teda Springfield Saint AR püssiga, mida ma kaasas kandsin pärast seda, kui olin teda tulistanud. Lohistasin tema keha 40 meetri kaugusele teest vasakul asuva puu juurde. Nagu uurijad olid hakanud kahtlustama, ei ole Matthew McLaughlin kadunud. Ta mõrvati 2 mehe poolt, kes esinesid tema sõpradena. Uurijate ainus küsimus on nüüd, miks? Ta ütles, et see oli pigem sellepärast, et ta käitus lugupidamatult. Ta käitus lugupidamatult, ei midagi muud kui üks tavaline narkomaan. Tagasi oma vanade harjumuste juurde. Ütle, et ta tundis, nagu viiks ta prügi välja, kui ta rotist lahti sai. Nagu ütlesin, ta levitas kuulujute, ta tõi narkootikume, ta tõi võõreid, ei. Ma astusin temaga vastamisi, ma sain väga vihaseks ja otsustasin ma ei andnud sulle kunagi võimalust uuesti täki keerata, nii et ma tulistasin teda. Sealt edasi pärast tema kuulamist ütlen oma ütluses, et harjutasin nagu keha, mis on puu külge seotud. Järgmisel päeval tegime tööd. Kõik oli normaalne, see toimis. Käega puu küljest võtsin nämbri, ARM-lit. Ma kasutasin ainult ühte. Ja teaduslikud inimesed, kes tavaliselt kasutavad lõhkumiskirvest, ostsid ka mõned kotid, 3 kallane prügipatid. Kui Joiner ostis tõendite kõrvaldamiseks vajalikke tarvikuid, lagunes McLaughlini keha 85-kraadises kuumuses. David DeGroote ütleb detektiividele, et on tõsi, et Raynor Joiner tulistas Matthew McLaughlinit ja kõrvaldas tema keha, kuid ta ei tulistanud teda raevuhoos. DeGroote'i sõnul oli Joiner McLaughlini mõrva nädalaid ette planeerinud. Algusest lõpuni. Ma vajan iga võimaliku detaili, mis sul selle olukorra kohta on. Nii et ma ütleksin, et see oli Joineri mõtete järgi eelnevalt ette planeeritud, sest ma rääkisin talle sellest. Märtil oli endiselt narkosõltuvus ja ta rääkis ikka veel, levitas kuulujutte ja kõike muud, mis ajas Joineri närvi. Nii et mitmel korral ütlesin talle umbes nii. Kuule ära tapa teda, lihtsalt viska ta kinnistud välja või midagi sellist või pane ta uuesti rääkima. Lõpuks jõudis asi sinnamaani, et ta ütles, et ta läheb kaasa plaaniga, et Matt tapetakse.
ma ei kavatsenud teda tegelikult tappa selles mõttes, et see polnud ette planeeritud. Kui ma siin üles läksin, andsin ma talle viimase võimaluse asju parandada. Matthew oli Colorados, tegeles veteranide asjadega, ajas kõik need asjad korda, et minna toidupoodi ja osta toidukaupu. Ma läksin temaga jalutama, kui me kõndisime mööda teed käru juures, kandes kõiki toidukaupu. Kui me ristmikule jõudsime, kostis lask. Matt sai Joineri vintpüssist, täpsemalt tema AR-15 paremasse kopsu kuuli Matt. Matt ei saanud aru, mis toimub. Ta ütles küll, et sai kuuli ja hakkas paanikasse sattuma. Siis tuli Joiner nurga tagant välja ja ta haaras Piperta. Ta surub selle talle näkku ja tulistab teda lõuga, mis paneb tema silmad paiste minema ning ta hakkab oma veres lämbuma, kui ta põrandale kukub. Ja siis kummaldub ta tema kohale ning annab talle hukkamislasu otsevõimu kohta. Kirjelda mulle nii palju detaile kui võimalik. Mis pani sind otsustama Matthew tappa? Ausalt öeldes polnud see minu jaoks raske otsus. Olin talle juba varem, tead küll, minu arvates piisavalt hoiatus ja andmed. Okei, mida sa mõtled selle all, et... Hoiadest? Ma olin sinna varemgi läinud, nagu ma teile juba ütlesin ja ma ütlesin teile, et olin sinna varemgi läinud. See polnud kunagi vägivaldne, kui ta käitus, nagu kõik oleks korras. Ma olin siin üles läinud. Ma ei tea. See oli mitte päris kuu aega enne, kui see kõik juhtus. Nii et Matt rääkis pidevalt igasugust jama, öeldes näiteks, et ta ei tea, kuidas siin asjad käivad. Siin oleme me olnud juba 4 kuud. Tema pole siin 7 aastat käinud. Ta ei ilmu siia enam kunagi, see pole tema maja, sa ei pea teda kuulama. Ma proovisin talle helistada umbes nädal enne seda, kui see kõik juhtus enam-vähem. Me kohtusime ka Walmartis, sest tal ei ole koosolekut. Ma rääkisin temaga, et kuule, me ikka veel, tead küll, ikka veel natuke komistame. Ta oli nagu, see on no lihtsalt. See on nagu, kõik on korras, mees, kõik on korras. Ma lihtsalt, tead küll, meil on stressirohke aeg. See on nagu, okei, ma saan aru. Ma saan aru, keda stressirohke aeg. Aga ei saa tagasi minna selle juurde, mis sa enne olid. Tead küll. Enne kõike seda. Hei, võta end kokku. Ja ma olin lihtsalt osa sellest. Ma saan sellega hakkama. Ma ei kahetse seda, mida ma tegin. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Päeva lõpuks ma ei kahetse seda, mida ma tegin. See polnud enam see sama tüüp, kellega ma alustasin, nagu ma enne ütlesin. Aga DeGrow väidab, et Matthew McLaughlini mõrv oli ette planeeritud ja Joiner rääkis sellest nädalaid ning pakkus isegi erinevaid viise, kuidas McLaughlinit ootamatult tabada. Ma ütleksin, et 25 juuli on täideviimise kuupäev. Okei, lähe. Aga see on pigem eelloonas võsin, kui mina ise. Nii et minu ainus küsimus sulle on see, et ma tahan, et sa seletaksid mulle seda plaani, millest sa räägid. Plaan tappa Matt, mille Joiner tegi. Nii et tema algne idee oli see, et ta tuleb mööda teed, mida me pidime kasutama ja proovib oma 308 püssida teda kaugelt maha lasta. Ja siis tema plaan muutus, kui Matt ütles, et ta viiakse teise tee äärde maha. Nii et siis Joineri idee oli võtta minu Beretta, et tal oleks kõrvalrelv. Ja siis haaras ta oma AR-i ja ootas põõsastes. Et me sinna jõuaksime ja käskis mul püsida ühel pool teed ning olla väga vali, kui ma selle koha lähedal olen. Nii et kui ta näeb Matti tee äärest tulemas, siis hoolimata sellest, kui pime on, ei pea ta muretsema, kes see on. Kui sellest varem räägiti, siis kuidas sellest räägiti? Sellest räägiti isiklikult, sest ta
ilmus natuke varem kohale, kui Matt veel ei olnud seal. Ta lihtsalt proovis sellest rääkida, sest ta arvas, et luud pannakse niikuinii paika, ükskõik mis. Mõlemas loo versioonis jääb Joyneri külm ja halastamatu suhtumine oma sõbra tapmisse samaks. Kui nad tagasi maare läksid sinna samasse kohta, lõikasid tal pea ja käed maha, panid ta kotti ja viisid Albufriti. Ämbrisse sõitsid järgmise kolmapäeval mäest alla tagasi, mis minu arvates oli umbes 30. või 31. kuupäev. Hilja kolmapäeva õhtul. Loomad olid juba sees, hakkasin protsessi kiirendama, lõikasin tal jalad ja käsivõred ära, panin need kotti, panin kõrvale ja pakkisin tema torsot eraldi kotti. Võtta siis kõik alla tagasi, läks teise sarnase koha juurde, mis oli umbes 6-7 miili edasi ülespoole. Teeb öelda. McLachlani jäsemed ja torsod pandi eraldi kottidesse ning visati maantee äärde. Uurijad laitsid Matthew McLachlani pead teisest kotist. Pea maha raiumiseks kasutati relvana kirve peaga haamrit. See oli kirve peaga kuvalda, mille me ostsime poest just selleks otstarbeks. Sealt edasi on kõik üsna täpne, aga tead, mõni päev hiljem ostsin ämbrid ja tööriistad, et saaksin nad tükkideks lõigata. Ja miks otsustasite tükkideks tegata? See tundus kõige mõistlikum viis temast lahti saada. Seal ei saa midagi maha matta, sest see on kuradi vulkaaniline pinnas, nii et see ei saa midagi maha matta. Nii et tema tükkideks lõikamine tundus kõige mõistlikum. Ja miks sa üritaksid tema laivast vabaneda? Sest ma tapsin ta. Joyneri jaoks oli Matthew McLachlani keha tükeldamine pärast tema tapmist loomulik järgmine samm. Uurijatele on vähem selge, miks De Groot teda selles aitas. Ta ütles mulle juba ette, sa aitad mind sellega. Sa ei räägi sellest kellelegi, muidu ma tapan su ära. Sest siis ma teaksin liiga palju. Ta laseb kellegi lihtsalt maha, kui keegi räägib. Nii et kui ma kuidagi muutuksin ohuks ja ta saaks teada, et ma sellest räägin, siis olen üsna kindel, et mind tabaks sama saatus. Sama saatus, mis Pätil. Mis paneb sind nii kartma? Joyneri pärast. See on sellepärast, et ma tean, et ta on võimeline seda tegema. Kui ta ütleb midagi, siis see tähendab ka, et ta suudab seda teha. Sa andsid Davidile mõned konkreetsed juhised. Kas sa saad neid mulle kirjeldada? Ma mõtlen, ma panin ta kotti hoidma. Mille jaoks? Et seda tulistada. Igaks juhuks, kui teha paisumine või midagi sellist. Oli muutnud keha ebastabiilseks. Oldu. Ta tahtis, et ma hoiaksin kotte, et ta saaks kehaosad ära visata ning tagada, et ka minu DNA oleks kottidel. Ja kuidas sa seda tead? Sest just nii ta mulle ütleski. Ta ütles, et kas sa liitud minuga või sind tabab sama saatus. Nagu ta tegigi. Saatad mind selle laibaga aitama, kas sulle meeldib see või mitte. Enne kui nad koos istusid, viis Raynor Joyner detektiivid kahele kohale maantee 64 ääres, kuhu ta viskas Matthew McLachlani jäänused. Kuid kui politsei sinna jõudis, tundus, et mõned McLachlani kehaosad olid puudu. Kas sa hakkasid Matti tükendama enne või pärast seda, kui ma teile helistasin ja küsisin, kus ta on? See oli enne esimest kõnet kadunud isiku kohta. Selleks hetkeks polnud tal enam pead ega käsi. Okei, kui kaua teil keha tükeldamiseks aega kulus? Ta viskas viimase tüki ära umbes eelmisel nädalal. See olid kere ja jalaluu.
aga sellel polnud liha peal. See oli ainult ribid ja selgroog, puusad. Kas sa saad mulle kottidest rääkida, vend? Ja kui palju kotte või ämbrite seal on? Ja nagu ma ütlesin, ma ei samasta teiega selles osas. Seal oleks pidanud vähemalt. Esimene koht, mis teil on, see oleks pidanud olema ainult ämber. Ja siis järgmine peatus oleks pidanud olema mõelmise nende korras. Oleks pidanud olema 3 kotti. Järgmine, 3 kotti. Jah, see oleks pidanud olema 3 kotti. Ma ainult kiitsin teid selle eest. Ma ei tea, mis teiste kottidega juhtus. Sealt ma need leidsin. Ja ma hindan seda, et sa viisid meid mõlemasse kohta ja olid meiega surnukehade suhtes aus. Mis oli viimane piisk? Mis pani sind otsustama, et hei, ma tapan oma sõbra? Ma kavatsen ta lõksu meelitada ja tappa. Mis pani sind seda teed valima? Pide lõpus. Mitte miski, mida ma ütlesin, mitte miski, mida ma enne ütlesin, polnud vale. Ma ei talu sellist asja. See on nagu ma ütlesin endale, et ma ei hakka enam sellist asja taluma. Ma kurat annan talle võimaluse teise järel ikka ja jälle. Tead? See on nagu iga vormel lihtsalt ta võiks sama hästi mulle näkku sülitada sellega. Nüüd, kui Matthew McLaughlini külmaverelise mõrvalugu on räägitud, on uurijatel võimalus küsida tema tapjalt küsimust, mis on olnud nende mõtetes algusest peale. Kas tal on mingit kahetsust? Ja kuidas sa tunned selle üle, et te teenisite koos sõjaväest nii kaua? Sina võtsid ta peale. Tõid tema siia välja ja tapsid ta külmavereliselt. Meelitasid ta lõksu kellegi abil, keda sa usaldasid. Sa sundisid kedagi, kellest sa hoolid, meelitama lõksu kedagi teist, kellest sa samuti hoolid, et teda tappa. Ja siis sa tükeldasid tema keha, et sellest lahti saada. Kas sul on mingi kaastunnet, kurbust, valu või kahetsust selle üle, mida sa oled teinud? Ausalt öeldes, nagu ma ütlesin, ma ei olnud enam see sama mees, kes ma alguses olin. 23-aastane Raynor Joyner on süüdistatud esimese astme mõrvas, raskendatud kallaletungis surmava relvaga, raskendatud kehalises väärkohtamises ja kallaletungis vägivallakuriteo toimepanemise kavatsusega. Vandenõu mõrva toimepanemiseks ja tõenditega manipuleerimine. Kuriteos osalemise eest seisab 22-aastane David DeGrow samuti silmitsi esimese astme mõrva toimepanemise vandenõu ja tõenditega manipuleerimise süüdistustega. 2024 aasta septembris annab kohtunik korralduse meestel jääda Towisi maakonna vanglasse, kuni nad ootavad kohtuprotsessi armee veterani Matthew McLaughlini mõrva ja tükeldamise eest. Matthew McLaughlini perekonnal on GoFundMe leht, et aidata katta suvise otsingu ülejäänud kulusid. Link on Law and Crime'i kirjelduses. Mina olen Kristen Toorn.